Ümarlaud tõi küll kõik probleemid ja mured päevavalgele, kuid Loomakaitseametit kui sellist siiski ei tule. Põllumajandusministri arvates pole see praktiline praegusel hetkel. See killustaks seda olemasolevat olukorda veelgi, kui täna on ülesanded jagunenud erinevate riiklike ametite vahel ja kohalike omavalitsuste vahel, siis ühe uue ameti loomine ei aitaks neid vahendeid kokku panna, vaid tekitaks olukorra, kus killustumine suureneks, me hakkaksime teatud ülesandeid ka erinevate ametkondade poolt dubleerima ja see muutaks ka kogu süsteemi kindlasti kallimaks. Nii et see ei ole praegu hetkel mõistlik ja tegelikult ei ole üheski Euroopa Liidu liikmesmaad olemas iseseisvat loomakaitseametit. Loomadele ja loomakaitsele paneb riik kindlasti oma õla alla. Ehk siis aitab nii palju kui saab. Ministri arvates peaks aga eelkõige looma eest hoolitsust kandma looma omanik. Riik ei soovigi sellest kõrvale hoida. Nii et ma usun küll, et erinevad ametkonnad koostöös ka loomakaitseseltside ühiskonnas ja koos loomaomanikega eelkõige, et ma vaatangi meediat ja ajakirjandust ja valdavalt on räägitud riiklike ametkondade vastutusest, siis kolmanda sektori initsiatiivist ja rollist, aga tahaplaanil on jäänud loomaomanikud. Aga minu arvates peamine vastutaja ikkagi nende probleemide eest peaks olema loomaomanik ja nende teadlikkuse tõstmine, nende suhtumise muutmine ja kultuuri tõstmine on meie ühine eesmärk, nii et ma kutsun üles ka loomaomanikke siin. Pikka elu sulle, hääd tervist ja hoia inimesest eemale. Head teed!